Tere, mina olen Maarja Tinn, mõttekoda Praxis analüütik ja sotsiaalainete õpetaja. Ja mina olen Kaarel Lott, Tartu Ülikooli digimeediauuringute noorem teadur. Täna me räägime teemadest, mis mõjutavad meid niimoodi vargsi, salamisi, mille mõjust me alati ei pruugi isegi aru saada. Et hiljuti meil valmiski Praxise ja Tartu Ülikooliga koostöös uuring, kus me analüüsisime siis sotsiaalmeedia rolli misoküünsete ja seksistlike hoiakute kujunemisel Eestis. Ja see tõi esile, et meedia pole sugugi ainult lihtsalt ühiskonna peegel, vaid ta väga aktiivselt mõjutab seda, kuidas erinevad põlvkonnad iseennast ja ka teisi tajuvad. Niisiis meedia mõjutab märkamatult meie arusaamu ja hoiakuid, et sealhulgas siis ka soolisi stereotüüpe. Näiteks jagatakse sageli pilte või ka videosid sellest, mis siis vastandavad mehi ja naisi. Mehed peaksid olema nende kuvandite järgi siis sellised tugevad, iseseisvad, naised, kuulekad ja teenindavad. Lisaks töötab sotsiaalmeedia siis ka tähelepanu majanduse põhimõttel. See tähendab seda, et kõige rohkem saavad siis tähelepanu need videod ja postitused, mis tekitavad tugevaid tundeid, näiteks nagu viha või ka põnevust. Algoritmid tõstavad sellist sisu esile, kuna see hoiab inimesi kauem nende platvormidel lihtsalt. Ja seega tähendab, et vastuolulised sõnumid, mis jagavad inimesi meie ja nemad, gruppideks jõuavad rohkemate inimesteni ja ajavadki meid niimoodi omavahel tülli. Just nii. Ja täna kokkuvõtvalt tuleb meil siis juttu sellest, et kuidas meedia üldse kujundab erinevaid soolisi stereotüüpe ja mis asjad üldse on seksism ja misoküünia. Siis me räägime manosfäärist natukene ja sellest, et kuidas need kogukonnad mõjutavad meie mõtteviisi ja arvamusi. Ja siis viimaks me räägime sellest, kuidas misoküüniast on saanud omamoodi äri ja mida see omakorda meie kõigi jaoks kaasa toob. Niisiis meie hoiakud ja arusaamad kujunevad välja vägagi pika aja jooksul ja selles meedia, mida me ju pidevalt ja palju tarbime, mängib väga olulist rolli. Et ka meie mõtted ja ootused soo ja soorollide osas seetõttu kujunevad väga palju ka läbi meedia. Näiteks kiputakse mehi ka filmides, seriaalides, raamatutes üsna kindlal viisil kujutama. Näiteks võtame märulifilmid. Märulifilmides on mees sageli väga musklis, ta leiab alati tee raskustest välja ja siis pärast raskustest pääsemist loomulikult saab ka selle naise tähelepanu. Naisi samal ajal kujutatakse selliste võrgutajatena, aga ennekõike hädalistena, keda see mees siis päästma peab. Et sellised lood omakorda lõpuks mõjutavad ka meie ootusi päriselus selles osas, kuidas siis mehed ja naised peaksid käituma. Meile tekibki teatav ootus, et mehed võiksidki olla mitte kõik väga lihastes, aga vähemasti tähelepanu keskpunktis ja naised ka siis päriselus võiksid pigem mängida kõrvalosa ja anda oma saatuse meeste kätesse. Ja mõnedele inimestele üldse meeldib kontrollida, kuidas teised inimesed saavad oma sugu väljendada või laiemalt, kuidas nad üldse ühiskonnas eksisteerida saavad. See tähendab siis, et millist tööd nad võivad teha, kui palju palka nad selle eest saavad ja ma ei tea, mitu last võiks kellelgi olla ja kellega üldse suhelda võiks. Ja selliste asjade kontrollimiseks on mitmeid erinevaid viise, aga üheks võib-olla levinumaks on siis nii seksism kui ka misoküünia. Seksismi puhul on siis tegemist teatud arusaama või käitumisega, mis annab edasi niisugust negatiivset või stereotüüpset suhtumist kellegi teise suhtes. Seksism näiteks ilmneb siis, kui kellegi sugu tehakse oluliseks mingisuguses kontekstis, kus see tegelikult üldse asja ei puutu. Näiteks naispoliitikute puhul kiputakse rääkima väga palju nende riietusest või emotsionaalsusest, kuigi see tegelikult ei ole mitte kuidagi seotud sellega, kui hästi nad teevad oma tööd poliitikuna. Ja selles suhtes ka meeste puhul võidakse rääkida samuti emotsionaalsusest, aga siis nimetatakse seda natuke teistmoodi ja pigem positiivsemas toonis. Räägitakse näiteks kirglikkusest oma töö suhtes. Ja enamasti ongi siis seksismi sihtmärgiks just naised. Niisiis, misoküünia on omamoodi justkui keskendunudki naiste karistamisele, kes neid ette antud soorolle oodatud viisil ei täida.
ja misogüünia puhul naistelt tihtipeale võetakse ära ka kõikvõimalikud omadused, mis inimesest inimese teevad, et sihuke dehumaniseerimine omamoodi. Et näiteks sotsiaalmeedia gruppides võidakse naisi kokku siis panna ja samale tasandile asjade, esemete, loomadega. Sageli kasutatakse ka roppuseid või lähenetakse naistele sõnades, aga kahjuks ka tegudes vägivallaga. Niisiis lihtsustatult öeldes misogüünia ja seksismi vahe ongi siis see, et misogüünia on seksismist vägivaldsem. Seksism on sageli niisugune varjatum, salakavalam ja seetõttu kohati võib-olla ka raskesti tabatavam ja seetõttu võib-olla ka mõjusam. Kuid mõlemal on äärmiselt tõsised tagajärjed ja mitte ainult siis kuskil veebimaailmas, vaid ka meie elus. Just. Ja selles suhtes seksismi ja misogüüniat võib kohata väga paljudes erinevates kohtades, aga eriti palju kahjuks kohtab seda sotsiaalmeedias. Ja sotsiaalmeedias omakorda eksisteerib sihuke, ütleme siis koht nagu manosfäär, mis on just kurikuulus enda seksismi ja misogüünia poolest ja laiemalt siukse vaenu poolest siis naiste vastu. Et manosfäär ongi siis sihuke veebi kogukondade võrgustik, mis on keskendunud erinevatele meeste probleemidele ja muredele, aga mis samal ajal süüdistavad kõikides meeste probleemides ja muredes eranditult naisi ja tegelevadki siis aktiivselt ka naiste allutamisega. Ja tänaseks on need kogukonnad juba põhimõtteliselt kõikidel peamistel sotsiaalmeedia platvormidel ja nende mõtted ja tegevus ongi väga ohtlikud, sest nad üritavad väga aktiivselt peale suruda kindlaid siukseid sookäitumise, enda eneseväljendamise raame ja seda nii meestele kui naistele ja samal ajal siis nad määravad naistele ühiskonnas siukse väga madala, nõrga positsiooni. Niisiis viimastel aastatel ongi muutunud see, et kui varem siis manosfäär oli peidetud üpris privaatsetesse gruppidesse, siis nüüd ta tegutseb vägagi laia levikuga platvormidel, nagu näiteks TikTok või Instagram. Manosfääris on seetõttu tekkinud ka omad arvamusliidrid ja influencerid, näiteks nagu Andrew Tate, kuid temasuguseid loomulikult on veel palju. Kuigi need kogukonnad tegutsevad veebis, on neil olnud tõsiselt tagajärgi ka siis võrgu välises maailmas, sealhulgas massitulistamisi, vägistamisi ja muid väga räigeid vägivallaakte. Aga nüüd räägime sellest, kuidas siis misogüünia on muutunud äriks. Et seega misogüünia pole see lihtsalt enam kellegi isiklik hoiak või suhtumine, vaid ta toimib süsteemina, mida siis teadlikult toetatakse ja rahaks tehakse. Kõigepealt selline mõiste nagu misogüünia professionaliseerumine. See tähendab siis seda, et misogüüniat kasutatakse karjääri tegemiseks ja raha teenimiseks. Näiteks mõned influencerid pakuvad meestele siis selliseid lahendusi nende probleemidele, et kuidas siis olla tõeline mees. Näiteks siis Tate-sugused on päris palju ja nende kõigi jutt on tegelikult väga sarnane. Ja me oleme ka siis Eesti influencerite seas tuvastanud 7 erinevat kategooriat ja 3 neist kõige levinumast kohe Kaarel teile räägib. Jaa, esiteks meil on siis treeneritest influencerid, kes jagavad siis oma vaatajatele nippe, kuidas saada heasse vormi, kuidas jõusaalis näiteks mingisuguseid harjutusi teha ja nad räägivad ka tegelikult laiemalt sellest, et mida see nagu ühiskonnas tähendab, kui sul on treenitud keha. Ja visuaalide poolest nad üpriski ootuspäraselt kasutavad sageli klippe, kus nad teevad ise jõusaalis mingisugust harjutust või kus nad peegli ees fleksivad ja musklid näitavad. Ja siin tuleb kindlasti märkida, et loomulikult trenni tegemine on väga okei ja tore asi. Ja selles me ei näe mitte mingisugust probleemi. Probleem tekib siis, kui sinult oodatakse, et sa teed trenni selle jaoks, et teisi inimesi domineerida, et kujutada nende jaoks mingisugust ohtu ja et neid siis nagu domineerida. Ja samal ajal see on problemaatiline, et tekitatakse siis ka kehade suhtes väga ebarealistlikud ootused, ehk siis nende puhul kipub olema see seisukoht, et õige mees
on see, kes on niisugune üpriski absurdne nagu Lihasmägi. Nii, need on siis esimesed treeneritest manfluencerid. Teiseks meil on finantsjõujagajad, kes siis räägivad oma vaatajatele hästi palju investeerimisest, sageli just niisugustest väga suure riskiga investeerimisest nagu krüptoinvesteerimisest näiteks ja lubavad igasuguseid kiiresti rikkaks saamise viise. Visuaalide poolest nemad kasutavad hästi palju niisuguseid rikkust sümboliseerivaid asju, näiteks kallid luksusautod, luksusjahid, lennukid, ka eralennukid. Ja nad näitavad ka väga palju just spetsiifiliselt Dubai linnaruumi ja sageli niisuguseid avaraid klaasist kortereid, kus nad siis aega veedavad. Ning kolmandaks on siis elustiilikurud, kes tegelevad just niisuguse mõtteviisi treenimisega, nad räägivad sellest, kui oluline on see, et sul oleks tugev distsipliin, nad lahkavad erinevaid ühiskonna probleeme ja annavad ka suhtenõu ja seejuures tegelevad nad väga aktiivselt soorollide piiramisega jälle. Ja nende visuaalide puhul nad räägivad, nad kasutavad endast hästi palju niisuguseid lähikaadreid, ehk nad räägivad näiteks kaameraga siis kuskil oma autos või nii, ja niisugused lähikaadrid tekitavad neist üpris niisuguse ausa ja haavatava mulje. Niisiis, need manfluencerid pakuvad lahendusi, meie lihtsaid lahendusi väga komplekssetele probleemidele justkui. Ja need lihtsad lahendused tüüpiliselt on näiteks eneseabikursused, mis siis justkui ühelt poolt aitavad meestel seda enesekindlust leida. Tegelikult nad sisaldavad sageli siis mehi ja naisi vastanduvaid sõnumeid, nagu näiteks sina pead naisi kontrollima, muidu kontrollivad naised sind. Samuti pakuvad nad elustiilijuhiseid, mis õpetavad mehi suhtuma naistesse nagu objektidesse, keda siis kasutada. Ja lisaks siis rahvusvahelised sisuloojad turustavad ka erinevaid tooteid, T-särgid ja muu säärane, kus on siis mõni väga provokatiivne ja naisi alandav sõnum peal ja kahjuks sellised tooted müüvad väga hästi, sest need tekitavad meist tugevaid emotsioone ja tõmbavad tähelepanu. Mis meie uuringust veel ikkagi selgelt välja tuli, on see, et Eesti manfluencerite levitatavad ideed ei ole originaalsed, et nad on ikkagi koopiad. Et sageli kopeeritakse siis rahvusvahelise levikuga sisu, tuuakse see kuidagi siis või kohandatakse Eesti konteksti ja kasutatakse neid teemasid kui midagi sellist, mis justkui on enda elus juhtunud, olgugi, et see on laenatud. Aga küsimus ikkagi on ju, et miks see kõik nii hästi töötab, miks see sotsiaalmeedias nii hästi levib. Ja kurb tõsiasi on see, et tänapäeval on põhimõtteliselt kõik müügiks, sealhulgas ka vihkamine. Ja sotsiaalmeedia algoritmid, mis üldse määravad siis meile, et millist sisu me sotsiaalmeedias näeme, nemad eelistavad sisu, mis tekitab meis tugevaid emotsioone. Algoritmi ei huvita, kas emotsioon on positiivne või negatiivne, see peab lihtsalt olema tugev. Ja nii viisi ongi niisugused äärmuslikud mõtted saavutanud väga tugeva edu sotsiaalmeedias. Ja selles suhtes, mida rohkem tähelepanu mingisugune sisu saab, seda rohkem ka raha see saab. Ja niimoodi ongi äärmuslus ja vihkamine, sealhulgas siis ka misogüünia ja seksism muutunud üheks viisiks, et raha teenida. Ja kas see ei tähenda samas ka ainult seda, et misogüünia on nüüd lihtsalt äriline nähtus, et ei ta ei ole. Et misogüünia levik kinnistab ka selliseid vanu võimustruktuure, kus meestel ongi õigus domineerida ja naised peaksid olema siis passiivsed ja kuulekad ühiskonnaliikmed. Et tegemist on sisuliselt siis sellise totalitaarse ühiskonna mudeliga, mis tugevdab kahjulikke arusaamu nii naistest kui meestest. Ja sellised sõnumid on kahjulikud kõigile, et see on nagu väga oluline. Et võtame kas või Eesti näite, et näiteks Eestis on meeste enesetappude arv 4-5 korda kõrgem kui naistel. Tervelt elatud aastaid on meestel umbes 10 vähem. Sõltuvushäireid, alkoholism, narkosõltuvus on jälle ka meestel oluliselt rohkem kui naistel. Niisiis me võimegi lõpuks öelda seda, et misogüünia tegelikult ei toeta meist kedagi, vaid ta piirab meid, ta surub meid mingitesse rollidesse, mis ei sobi lõpuks ei minule ega sinule ega mitte kellelegi, kuna need lihtsalt ei toeta meie valikuvabadust inimestena. Ja seetõttu ongi oluline mõista, kuidas sellised sõnumid meid mõjutavad ja astuda vastu nendele väärtustele, mida sellised sõnumid esitavad siis.
just, ja natuke räägime ka sellest, et kui me seda uuringut tegime, siis me ka intervjueerisime, suhtlesime Eesti noortega, kes niisugust sisu on näinud või on kuulnud sellest ja sealt tuli välja, et Eesti noored puutuvad igapäevaselt kokku sotsiaalmeedias niisuguste sõnumitega, mis siis saavad nii mehi kui naisi väga kitsastesse raamidesse. Ja noorte sõnul ongi niisugused rollid väga ebarealistlikud ja nendele vastata püüdmine võib tekitada üpris niisugust tugevat frustratsiooni, mis võib viia laiemas plaanis pettumuseni kogu ühiskonna suhtes. Samas oli üks huvitav tulemus meie uuringul ka see, et noored olid veendunud, et selline sisu, mida nad kogu aeg näevad ja tegelikult aktiivselt tarbivad, ei mõjuta neid, see mõjutab kedagi teist. 20-aastased arvasid, et see mõjutab 17-aastaseid, 17-aastased arvasid, et see mõjutab 12-aastaseid ja nii edasi. Et see on selline klassikaline näide niinimetatud kolmanda isiku efektist, mis on siis teadusuuringutes midagi, millest on väga palju kirjutatud. Et lihtsalt see tähendabki siis sellist uskumust, et kõik, mida me näeme, mõjutab kedagi teist, aga mitte mind, kuna mina olen lihtsalt liiga tark, et sellisesse lõksu langeda. Tegelikult see, mis toimub sotsiaalmeedias, see sisu, mis seal levib, mõjutab meid kõiki, ka siis, kui me seda ise ei märka. Fookusgruppides mitmed noored tõid ka välja selle, et nad tarbivad sellist sisu just sageli õhtuti, nii-öelda doomscrollides. See on siis see aeg, mida nad kirjeldasid, kui on toimub lõputu sirvimine, kus siis ei pöörata teadlikult tähelepanu sellele, mida siis tegelikult ka vaadatakse ja üritataksegi mitte mõelda. Lisaks siis võimendavad sotsiaalmeedias levivad algoritmid ka seda probleemi, pakkudes üha rohkem samalaadset sisu, mis siis tekitab neid samu tugevaid emotsioone. Ja nii siis tekibki nii-öelda kõlakambri efekt, kus siis kasutajad harjuvadki pikkamisi nagu tilgutades sellise järjest räigema sisuga. Küll aga mis oli hästi tore nende fookusgrupi intervjuude puhul oli see, et näha oli, et noortel on tegelikult ka sageli üpris kriitilised seisukohad niisugustesse lugudesse, seisukohtadesse, narratiividesse, et päris tugevalt kritiseeriti niisuguseid manosfääri sõnumeid, mis sunnivad kuidagi väga tõsiselt enda emotsioone näiteks alla suruma ja seavad niisuguseid kitsaid standardeid, on ju, et kuidas õige mees või õige naine nagu käituma peaks, on ju. Ja kritiseeriti ka seda, et nende standardite kehtestajateks on eranditult just mehed, kaasa arvatud nende standardite jaoks, mis käivad naiste kohta, ka need määravad mehed. Et seda heideti ka väga tugevalt ette. Ja huvitaval kombel olid noortel ka päris suured ootused haridussüsteemi osas. Et leiti, et koolis peaks kindlasti rohkem õpetama kriitilist mõtlemist näiteks, et noored oskaksid ära tunda erinevaid stereotüüpe erinevates kontekstides ja rõhutati ka niisugselt laiemalt empaatia ja mitmekesiste väärtuste nagu kinnistamist ka koolitunnis ja just kohalike eeskujude tähtsust. Et ongi, et näidata, et mehelikkus ja naiselikkus võivad olla palju mitmekülgsemad ja minna ka sellest samast binaarsusest või kahest variandist palju kaugemale. Niisiis, ühelt poolt sotsiaalmeedia märkimisväärselt kujundab seda, millised on meie arusaamad, millised on meie ootused, sealhulgas siis ka soorollide osas. Ja see kõik ei ole juhuslik, et need platvormid ikkagi mängivad siin aktiivset rolli nende väga traditsiooniliste stereotüüpide kinnistamisel, aga mis veelgi hullem, see tagajärg on see, et me hakkame vastanduma mehi ja naisi. Ja see mõjutab juba otseselt seda, kuidas me siin ühiskonnas omavahel läbi saame, millest me räägime, kuidas me mõtleme ja lõpuks ka see, et kas meie ühiskond on turvaline meile kõigile. Just. Ja sotsiaalmeedias esitataksegi mehi ja naisi niisuguste äärmuslike vastanditena. Räägitakse meestest kui mingisugustest ürgsetest alfadest, kellelt oodatakse edu ja jõukust ja täielikku sõltumatust. Samal ajal sisendatakse siis meestele, et süsteem on meie vastu ja kinnistatakse hästi palju niisugust ohvripositsiooni ja umbusku ka erinevate siis institutsioonide vastu, näiteks hariduse.
ja naisi samal ajal kujutatakse väga niisuguste manipuleerivate ja süüdlastena just siis ja et kelle ainus roll ühiskonnas on siis meeste eneseteostuse takistamine. Ja vot see ongi see vastandumine, mis loob selliseid väga toksilisi stereotüüpe, mis siis piiravad lõpuks mõlema soo võimalusi olla põhimõtteliselt vaba ja mitmekülgne inimene. Täpselt. Ja Eesti puhul, aga ka teiste riikide puhul ongi need manfluencerid mängivad noorte hoiakute kujundamises väga suurt rolli. Et nad, nagu me rääkisime, nad võtavad üle rahvusvahelise manosfääri niisuguseid lugusid, narratiive, nad ei tule ise nagu mingi väga originaalse jutuga lagedale ja kokkuvõttes see kõik õhutab niisugust soolist konflikti. Näiteks julgustatakse mehi vältima traditsioonilist haridust või töötamist ja pigem sunnitakse siis keskenduma niisugustele erinevatele kiiretele rikastumisviisidele ja mitte nõustuma siis just seisukohaga, et naistel tegelikult on võrdväärne koht meestega ühiskonnas. Aga üks asi, millest me ei ole veel jõudnud rääkida, aga mis niisamuti meie uuringust ja ka mitmetest teistest tegelikult on omajagu välja tulnud ja tähelepanu saanud, aga millest peaks rohkem ikkagi rääkima, on see, et selliste narratiivide levikus mängib tänasel päeval ikkagi väga suurt rolli ka Venemaa mõjutegevus. Venemaa kasutab sotsiaalmeediat väga aktiivselt, et siis külvata Euroopa ühiskondadesse põhimõtteliselt kõikvõimalikke lõhesid, konflikte, ükskõik mis teemal vähegi võimalik on. Ja niisugune sookonflikti õhutamine on üks paremaid viise neid lõhesid tekitada. Et näiteks on Venemaa nimetanud ka sõda Ukrainas kui sõda ja võitlus ikkagi, võitlus totalitaarse feminismi vastu. Et need narratiivid levivad ka Eestis, sobitudes niimoodi Venemaa siis eesmärgiga lõhestada meie ühiskonda ja seda, kuidas me omavahel tegelikult läbi saame. Ja oluline on nagu mõista, et see ei tähenda, et kõik need kohalikud sisuloojad, kellest siin Kaarel enne rääkis, siis kuidagi on teadlikud sellest ja töötavad teadlikult, ma ei tea, Venemaa huvide eest. Ja see ei tähenda seda. Seda võib teha täiesti teadmatult ja teadmatult siis oma neid olemasolemaid sõnumeid võimendades siis tahtmatult teenida Venemaa eesmärke. Jaa. Ja lihtsalt kordame ka selle üle, et üldiselt sotsiaalmeedia algoritmid soosivad väga tugevaid emotsioone tekitavat sisu ja ongi paljud noored ja ka täiskasvanud vaatavad, tarbivad niisugust sisu üpris passiivselt, aru saamata ka sellest, et kuidas nende ja meie hoiakuid tegelikult mõjutab ja vaateid kujundab. Et jah, sotsiaalmeedia ei ole kaugeltki lihtsalt lõbu ja meelelahutus, see on tegelikult väga tugev sihuke jõud, mis kujundab väga aktiivselt meie arusaama soorollidest, aga ka palju laiemalt ühiskondlikust elust. Nii, aga mida me oskame üldse kogu selle jutu lõpuks soovitada? Esiteks, ole teadlik problemaatilisest sisust, aga väldi selle levitamist kindlasti. Et kui sa märkad sotsiaalmeedias mingit niisugust misogüünset või seksistlikku või muud vaenulikku sisu, siis ära kindlasti suurenda selle nähtavust mingi kommenteerimise või jagamisega, isegi mitte nalja pärast. Et igasugune reaktsioon tegelikult algoritmi silmis jällegi aitab sellisel sisul levida. Ja võib-olla võtta arvesse, et kui selline vaenulik sisu on grupis, kus selline vaenulik käitumine ongi nagu norm ja tavaline, siis pigem väldi seda täielikult, ära reageeri, ära vaata, kommenteeri ega jaga. Aga kui selline vaenulik sisu satub mingisugusesse võib-olla avalikku gruppi, kus muidu on tegelikult üpris normaalne jutt, siis on väga hea enda soovi korral muidugi sellisele sisule vastu seista ja näiteks kas raporteerida seda sisu, likeida kellegi kommentaari, kellega sa nõustud või kui sa soovid ka ise oma seisukohta avaldada ja kommenteerida, et võtta see normaalne suhtluskultuur sotsiaalmeediast tagasi.
ja mina siis omalt poolt soovitaks midagi sellist, mis tegelikult tuli sealt fookusgruppidest noorte endi sõnadest ja see on see, et nad tunnevad, et koolis ei ole aega ega ruumi ega kohta seda tüüpi teemade arutamiseks, millest nad tegelikult tahavad rohkem teada saada, et kogu see aja okupeerib midagi muud, ettevalmistus eksamiks või midagi sellist, eks ole. Niisiis see soovitus saabki olla ühelt poolt see, et öelge rohkem julgelt välja oma erinevatele õpetajatele, mis teid huvitab, mille kohta te rohkem tahaksite teada saada ja tegelikult ka oma kooli juhtkonnale, et kui me räägime gümnaasiumist, siis gümnaasiumi osas on ikkagi koolidel väga suur valikuvõimalus, et kuidas siis vähemasti kolmandikku aega, mida teie koolis veedate, sisustada. Nii et öelge välja, mida te soovite. Just. Aga meie poolt vist ongi tänaseks kõik, et suur aitäh teile vaatamast ja kuulamast ja nautige siis meie välja mõeldud ülesande tegemist. Jah, järgmise korrani.